tere hommikust! Täna me oleme siin Tõndulus ja külastame Tõnu talu Otti, kes magab siin ilusas aidas oma 5-tunnist ilund. Ei, mitte siin, vaid siin. Lähme vaatame, kuidas möödub tema tavaline talupojalik tööpäev. Juba äratus või? Ai, no kurat. See talupoja hommik on selline raske. Täna tuleb raske päev, ma tunnetan seda õhus. Ma siis panen riidesse neid riideid. Mul on vähe, aga ega talupojal polegi vaja mingit fashion show'd siin. Meil on lihtsalt vaja sooja. Ja me oleme tulnud siia järgi Otile viljapõllule. Mina küll ei saa aru, mida ta teeb talvel vikatiga lumisel põllul. Kõik, mis see suve lõpus tegemata jäi, tuleb ju talvel ära teha. Ja ega see talivili ise ennast ära ei korista ka. Ja minu arust, mina ei tea, mida ta lihtsalt las talupoeg teeb talupoega. Mina ei teagi midagi sellest raskest talupoja tööd. Aga põhimõtteliselt mina ikkagi arvan, et tema elab ütluse järgi. Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga seda armastust pole küll kuskilt näha. Ja nüüd me näeme Otti ületamas suuri jõgesid ja järvi, et minna koju lammast pügama, et viia maaisandale villa. Ja Otil läheb päris hästi. Aga vikat jäi kinni, no mis teha. See talv on ikka maru ja täitsa jube. Vaid sa segad mu protsessi. Ja Ott on ise ka vihane, aga näete, ta on ületanud ilusasti jõge. Või siiski mitte. Ma nüüd siis pügan seda lammast, mis mul siin on. Selliste kääridega. Võttis pisut kogumist, aga sain ostetud. Võtame sellise kena salgu siit. Vaata, milliseid kuldseid lokke siit tuleb. No tõesti. Kurat, seisa paigal! Imeline, noh. Ilusamat lammast meil siin pole. Kuskil ei ole, see on kõige ilusam lammas. Jah, viime siis nüüd salgu maaisandale ka. Nii, ja nüüd me oleme järginud Otile siia salakambrisse, kus ta otsib maaisandale midagi. Keegi teab täpselt mida. Kus ma selle panin? Ma selle panin. Leidsin. Siin see on. Ei vaata, kurat, ära varasta. Nii, lähme nüüd välja. Ma viin talle selle. Me nüüd lähme siis sinna maaisanda juurde. Karm mees. No, ma leidsin enda selle hoiuse, aga ma ei tea, ma loodan, et see talle sobib. Varem on ikka nagu rängaks saadud nagu kere peale. No ja peksa ja lõuga ja kõike, aga noh, ma näiteks arme, aga mõned on kohtades, kus isegi päike ei paista. Ja ma ei ole nüüd siin siis nüüd, jah. See on raske see elu. Raske on. Läheb ise sisse, ma ei hakka siin kassida. Oi, tere! Teie leidsite ka aega tulla. No jah, väga tore. Aga kahjuks Tõnukene, minu kallis abikaasakene, ei ole praegu kodus. Aga no jah, te võite anda meil siia jätta, et külmas on ise arvendatud. Ja kui ta ükskord jõuab, noh, eks ta siis ise teab.
no okei, eks ma siis, kui sa nii ütled. Jah, et Otikene, et mis me sinuga siis teeme, et no see ei ole mingi anda. Kui Tõnu oleks siin, siis no, siis enam poleks. Okei, mis selle nüüd, ma lihtsalt nalja jätan. Aga jah, järgmine kord 3-kordselt või siin polegi enam. Päev oli raske, päev oli pikk ja nüüd on aeg ennast korrastada ja natuke pesta. Nii et mul on siin kõrval üks selline järv, mida kõrval ja lähme nüüd sinna järve juurde. Korrasta! Oi kui hea! Mul on nii hea praegu. Oi. Ma ei leia su sandaale siit, aga lähme nüüd õttu tuppa, mul on nii küll. Põhimõtteliselt me oleme jõudnud siia tagasi, kus me oma päeva alustasime. Ja nüüd on kariloomadele süüa antud ja karrastatud ja pestud. Ja nüüd hakkab tegema Ott oma viimast õhtust tegevust enne magama minekut, et järgmise aasta saak oleks ikka võimas. Nii hästi. Ja nüüd läheb Ott magama. Head ööd ja head aega. Mina ei taha veel Mis on nii võrdselt naljata, nad võtta südamesse, võtta suhu. Eks ei ole Tõnud praegu. Nüüd me hakkame siis nüüd ma hakkan siis lammast pügama. Siin. Ja siia lammas, kurat, ära liigu. Jah, aela, nuka, karju, röögi nagu täiesti. Täna me nüüd siis Kõvasti oli kõvasti. täna hommikul noh, baby, tahad näha, kuidas ma särgi ära võtan või? Naerata mulle ka. Ta küll ei näe mõtet, miks tema on vikatiga talvel põllul, aga noh, äkki ta elab selle ütluse järgi, et tee tööd, näe vaeva.